Veronika, sa teed nüüd Peterburi Teataja lehte. Ja. See on kõige värskem number. Ja, see on meie viimane number ja värske number. See on päris unikaalne väljaanne Peterburi Teataja, mis on asutatud aastal 1908 ja nüüd on taas ilmunud, kus me kajastame üritusi, mis toimuvad Peterburi eestlaste elus. Kindlasti me kirjutame tänase sündmuse kohta ja võib öelda, et see on Peterburi eestlaskonna kroonika. Kui kaua sina seda lehte teinud oled? No ma arvan, et rohkem kui 15 aastat. Kuidas sa sinna seltsi astusid ja jõudsid? Sa õppisid Tartus. Kuidas siis sa jõudsid Peterburi Eesti seltsi? Kuna minu ema on eestlanna ja siis lapsepõlves olen käinud iga aasta Eestis, muidugi mul oli niisugune tunne, et see on minu esivanemate maa ja siis ma tahaksin, et minu elu oleks seotud just Eestiga. Ja nüüd me tuleme koos emaga Eesti seltsi ja peaaegu 20 aastat juba meie elu on pühendatud Eesti kultuuriseltsile. Ja kuidas su laps kasvab? Ma väga loodan, et minu väike tütar ka edaspidi tulevikus tunneb oma armastus Eestimaa vastu. Aga täna sa tantsisid. Ja. Et kuidas see tantsurühma töö käib ja mis tähendab tantsida Eesti tantse Peterburis? Meie folkloorikollektiiv Nevo, võib öelda, et see on Eesti kultuuri visiitkaart Peterburi linnas ja tõesti me esindame Eesti kultuuri meie suures megapolis ja kogu aeg esinemine erinevate linnaürituste raames ja meie kaudu inimesed teavad nüüd ikka natukene rohkem Eesti kultuuri kohta ja et võib öelda, et niisugune populariseerimine tantsu kaudu. Aga mis sulle endale kõige rohkem kultuuris meeldib? Mida sa naudid? No, minu jaoks kindlasti see on tants ja muusika ja ilus eesti keel ja Eesti loodus ja kui ma olen Eestis, siis ma naudin kõikiga. Sa vaatad vist erilise silmaga? Ja isegi siin taev on teine kui Peterburi linnas ja siin on kõik nagu kodus. Sa ka luuletad ja kirjutad? Ei, ma mõnikord joonistan Eesti loodus, kui on niisugune võimalus. Aga nüüd, kui sa mõtled 20 aastat edasi, et mis on ideaal? Milline on siis Eesti kultuurielu Peterburis? Ma väga loodan, et tulevikus ikka eesti keel kõlaks Peterburi linnas, Jaani kirikus ja mitte vaid kirikus, et Eesti rahvarõivad oleksid Peterburi tänavatel, et võiks vaadata, et valged peod ja sinised silmad ikka oleksid meie ümber. Aitäh! Aitäh teile!